Tere tulemast hommikupalvusele. Täna on mul natukene kerge nohu, ilmad on külmemaks väljas läinud ja on lihtsam ka nohusse jääda. Natuke unine ka, 5 laps on peres ja magada saab ka vähem. Aga ajad on erinevad. On aegu, kui saab rohkem magada, aegu, kui saab vähem magada ja tuleb veel ajad, kui saab rohkem magada. Aga siiski on head ajad, on rahuaeg ühiskonnas ja hea on, kui on ka rahu südames. Ma mõtlesin, ma laulan või tähendab loen piiblist, pärast laulame ka. Loen piiblist sellise kirjakoha nagu Matteuse evangeeliumist 16. salmist, 16. peatükist 24. salmist, kus on siis Jeesuse sõnad välja kirjutatud, kus Jeesus siis oma jüngritega räägib. Ja Jeesus ütleb nõnda: kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Jeesus kutsub meid täielikule usaldusele. Mitte ainult osaliselt, mitte ainult siis, kui see on mugav, vaid kõiges. Oma elus, oma unistustes, oma muredes. Möödunud nädalavahetusel oli väga suur üritus, lootusaeg, festival Tallinna Tondiraba jäähallis. Sinna tuli umbes 2 päeval kokku 9000 inimest. Ja seal oli muusikat ja seal oli lootuse sõnumit, kus Will Graham jagas sõnumit ja kutsus siis inimesi sõnumi lõpus, kes tahavad oma elu Jeesuse Kristusele anda. Ja sinna mitmed inimesed läksid, kes siis võtsid vastu Jeesuse Kristuse oma ellu ja kes siis otsustasid jälgida Jeesust. Ma õhtul sõitsin siis oma grupiga Tapale tagasi. Mul oli Tapat siis kutsutud umbes, bussijuhiga kokku läksime 30 sinna ja sõitsime pärast tagasi bussiga. Ja siis ma bussis küsisin inimestelt, kes käis seal eespalvel ja siis küsisin, kas keegi tahaks jagada oma kogemust. Üks naisterahvas seal jagas, ütles, et tema on väga õnnelik, et tema sellel üritusel käis, sest tema käis seal eestpalvel ja tema sisse tuli tohutu rahu ja tohutu armastus. Ja eile õhtul, kui ma temaga rääkisin, siis ta ütles, et ta tahaks väga kellegi eest hakata palvetama. Ta ütles, et ta ei tea, kuidas palvetada, aga ta tahaks inimeste eest hakata palvetama. Samal õhtul, kui me bussiga tagasi tulime, see oli laupäeva õhtu, siis meil kodus abikaasa korraldab toidupanga vedu ja Tapa kandis siis abivajajatel ja mina olen siis see, kes autoga sõidab. Ja viisime ühele inimesele toitu, kes oli ka sellel bussis mul kaasas seal lootusaeg festivalil. Ja tema siis seal õhtul, kui ma talle toitu üle andsin, ütles, et kuule, tead, ma käisin seal eestpalvel, mu käed tõusevad üles. Ja et ma ei saanud ennem kätt tõsta kõrgemale kui nii palju. Aga nüüd ma saan käsi tõsta mõlemaid pea kohale ja käed ei valuta. Ja ta oli väga õnnelik, et ta käsi sai terveks. Ja sellised muutused seal siis toimusid. Need on need vähesed lood, mida ma siis ise tean. Aga see on võib-olla üks osa sellest, kui me anname oma elu Jeesusele, siis Jeesus hakkab meie elusid muutma. Ja siit lähtuvalt ma mõtlesin, laulan ka sellise laulu, kus siis on laulu pealkiri Kõik ma annan Jeesusele. See laul on kirjutatud aastal 1896. Selle laulu kirjutas Judson van de Venter. Ta oli kunstnik ja kunstiõpetaja, aga ta oli usklik mees. Ja ta tundis südames kutset minna Jumala tööle, Jumala riigi tööle. Muidugi saab inimene teha Jumala riigi tööd ka kunstnikuna, aga ta tundis südames siis teist kutset kui kunstnikuna. Ja ta tükk aega, aastaid pani sellele vastu, sellele südame kutsele. Ta tundis, et Jumal kutsub teda teisele tööle. Ja kuni ta lõpuks siis otsustas, et ma alistun nüüd täielikult Jumalale ja lähen evangeelsele tööle, millele ma kutset siis tunnen. Ja sellest lähtuvalt siis ta kirjutas selle laulu Kõik ma annan Jeesusele. Muidugi tema elust, siis Judson van de Venteri elust sai väga tugevalt puudutatud Billy Graham, kelle elu
Judssoni elu väga mõjutas Billist endast, Billy Grahamist sai endast siis ka evangelist. Ja nüüd siis see Lootusaeg festival, mis toimus, oli siis Billy Grahami pojapoeg, kes siis selle peakõnelejaks oli. Aga laulame nüüd Kõik ma annan Jeesusele. Kõrgemale, siis saab madalamalt laulda. Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan. Armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, tema ees ma kummardan. Pööran selja maailmale, võta mind mu kuningas. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, võta nii kuis olen ma. Anna mulle vaimu äge ja mind taevast õnnista. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Teiseks lauluks valisin Õnnista ja hoia. Laul, mida oleme mitmeid kordi laulnud. Õnnista ja hoia, vaimuga meid võia. Oma poole tõsta saab, issand ja meid valgusta. Igal ajal jäägu meile sinu rahu. Oma vaimu anna sa, endaga meid ühenda. Aamen, aamen, aamen. Päästja nime kiitkem. Meie issand oled sa, esimene viimega. Meie issand oled sa, esimene viimega. Läheme siit edasi sõnumi juurde. Täna tahaksin teiega jagada üht lihtsat, kuid sügava tähendusega lugu. Lugu ühest vanast kellast ja kellamehest. See lugu räägib sellest, kuidas mõnikord jääb meie elu justkui seisma, nagu kell, mis tiksumise lõpetanud. Aga see räägib ka lootusest, sest ükski kell ja ükski süda ei ole Jumala jaoks parandamatu. Me kõik vajame vahel uut jõudu, uut vedru, mis paneks meie elu taas tiksuma õiges rütmis. Ja just sellest tahaksin täna rääkida, sellest, kuidas Jumal saab meie sees taastada selle, mis on väsinud või kulunud. Ühes väikeses külas oli kord kellasse, kelle töökojas rippus vana seisma jäänud pendelkell. See ei tiksunud juba aastaid, sest hammasrattad olid kulunud ja vedru murdunud. Ühel päeval tuli tema juurde noor mees, kelle kell oli samuti katki. Kui noormees märkas seinal seda vana, seisvat kella, küsis ta, miks te seda seiskunud kella ikka hoiate, see ju ei tööta. Vana kellassepp naeratas ja ütles,
see meenutab mulle, et isegi siis, kui inimene jääb seisma, kui ta süda on väsinud või usk on nõrk, saab meister ta taas tööle panna. Mõnikord on vaja vaid uut vedru, uut jõuallikat. See on ka tänase hommikupalvuse sõnum. Ükski süda ei ole Jumale parandamatu. Kui elu jääb seisma, ka meie sees võib vahel tunduda, et kell on seisma jäänud, et miski ei tiksu enam. Me võime olla väsinud, pettunud või süükoorma all. Mõni on nagu see kell väljast terve, aga seest kurunud. Ja just sel hetkel vajame meistrit, kes näeb meie sisemusse ja ütleb, ma ei viska sind minema, ma saan sind parandada. Jumal saab uuesti panna tiksuma. Võib mõelda näiteks minule. Kui ma umbes 12-aastasena võtsin vastu Jeesuse Kristuse oma ellu ja otsustasin tema õpetuse järgi elada, tundsin ma tema rahu ja rõõmu. Aga üsna kiiresti pöördusin ma usuteelt ära ja valisin elada oma tunnete ja soovide järgi. Minu sees hakkas kasvama tühjus, millele ma andsin hoogu joomingute, pidutsemiste ja ebatervete suhetega. Ma püüdsin oma sisemist valu vaigistada, aga tegelikult see vaid süvenes. Kuni 2010 aastal hakkasin ma tugevamalt tajuma kutset oma elu Jumalaga korda teha. Ja 2011 aastal tegin ma taas otsuse Jeesust järgida. Sellest hetkest hakkas Jumal mind samm-sammult parandama ja korrastama. Ta hakkas täitma mu tühjust oma armastusega, kutsudes mind loobuma pattudest, ebatervetest suhetest, sõltuvustest, valetamistest, joomingutest ja kõigest, mis mind sidus. See ei olnud kiire protsess, aga see oli tõeline muutus. Ja ma tean nüüd kindlalt, Jumal saab parandada katkiseid kellasid ehk inimesi. Kellassepp ütles, mõnikord on vaja vaid uut vedru, uut jõuallikat. Nii on ka meie elus. Vahel pole vaja uut algust väliselt, vaid uut jõudu sisemiselt. Piiblis üks psalmiraamatust psalmist palus nõnda. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. See uus vedru, püha vaim, kes annab meile sisemise rütmi, kui meie enda jõud on raugenud. Tema paneb meie hinge jälle tiksuma, mitte vanal moel, vaid uues rütmis, mis on kooskõlas Jumala tahtega. 3 Strela kella. Kui ma 2020 aastal ostsin laenu peale Tapal endise Kulbi võõrastemaja, leidsin sealt kuurist 3 suurt mittetöötavat seinakella Strela. Kõik nad olid seisma jäänud, tolmu all justkui unustatud. Koos ühe kellameistriga võtsime need ette. Ühe neist sain tööle ja panin selle õue maja seinale, et möödujadki saaksid kella vaadata. Teine kell on praegu veel remondis, aga ma tean, kui aeg on küps, hakkab see ka tiksuma. See tuletab mulle meelde, et Jumal teeb seda sama meiega. Ta leiab meid tolmu all, parandab, annab uue vedru ja paneb meid tööle nii, et meie elu võiks olla tunnistuseks teistele. Võib-olla oled praegu just see kell, mis on veel paranduslaual. Aga ära karda, meister saab ka sind tööle panna. Nii nagu kell saab taas tööle pandud, saab ka süda uuesti elama hakata. Jumal on kellassepp, kes ei loobu. Tema oskab parandada isegi neid mehhanisme, mida maailm peab lootusetuks. Täna võib olla see hetk, kus sa ütled, issand, pane minu süda taas tiksuma. Paranda, mis on katki, täida mind oma väega. Ja tema teeb seda, sest ükski katkine kell pole Jumala jaoks parandamatu. Jesaja 57. peatükis on sõnad. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. See salm näitab, et Jumal elab kõrgel, kuid kummardub just nende poole, kes on katkised kellad, et neid uuesti elustada. Ja palume, issand Jumal, meie armastav meistrimees, tänu sulle, et sina ei loobu meist isegi siis, kui meie elu tundub seisma jäänud. Aitäh,
et sina näed sügavamale kui välispind, näed meie sisemisi hammasrattaid, meie mõtteid ja südameid. lihtsalt kui meie usk on nõrk, siis kinnita meid. kui meie vaim on väsinud, uuenda meid. kui meie süda on katkine, siis paranda see oma armastuse ja tõe abil. anna meile uus vedru, püha vaimu jõud, mis paneb meie elu taas tiksuma. aita meil elada ausalt, puhtalt ja usus, et meie elu võiks olla tunnistuseks sinu headusest ja päästest. täida meid oma rahuga ja lase meil minna siit edasi uue rütmiga, mis on kooskõlas sinu tahte ja armastusega. seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. nüüd saame laulda veel laulu. tahan laulda sulle tänuviisi. Ma tahan laulda sulle tänuviisi, sind ülistan, sest sina oled hea. Su poole nüüd ma palvestan käin, muunen kiitu sinu vägevuun. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Ma tahan laulda sulle tänuviisi, sind ülistan, sest sina oled hea. Su poole nüüd ma palvestan käin, muunen kiitu sinu vägevuun. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Laulan halleluuja, halleluuja, kiitus tänu sinule. Ma eile käisin kohtumas nunnadega, on Eestis või Tallinnas Ema Teresa nunnad või Ema Teresa kogudus või, ja seal on 4 nunna elab. Ja nendega rääkides ma uurisin, kuidas nemad on sellele teele jõudnud ja üks jagas mulle, India naisterahvas, üks nunn, et tema oli vist kas 90-aastane, kui ta juba tundis südames kutset selle tee peale, et nunnaks saada. Aga selleks pidi 18 saama, et ta sellise otsuse saaks kindlalt teha. Aga tema teekond algas, ma saan aru, sellistest otsusest või südamekutsest juba 8 või 90 aastaselt. Ja ma saan aru, et nüüd on möödas juba sellest umbes 30 aastat, kui ta seda kutset südames tundis. Ja nüüd ta siis teenib nunnana. Nad peavad supikööki seal, kus nad elavad ja käivad inimesi kodudes toetamas. On mitmeid peresid, raskesti toime tulevaid peresid, kellel nad siis kodus käivad ja kellele ka süüa viivad ja kodused toimingud aitavad siis teha. Ja see on just kõrtum sellest laulust. Ma tahan laulda sulle tänuviisi ja tema oma eluga justkui laulab Jumalale tänuviisi ja nende tegevustega, kuidas ta on ka kogu oma elu pühendanud sellele. Nii on, võib-olla mõnda kutsub Jumal siis elama vallaliselt, mõnda nunnana, mõnda abielus, mõnda pere isana, pere emana. Kõigil on erinev kutse, mõnikord inimestel on sarnased kutsed. Aga siit edasi palume meie isa palve, mille Jeesus on meid õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.